Kui sa esimest korda oma lapsega räägid seksuaalteemadest alles siis, kui ta on 15-aastane, oled sa tõenäoliselt juba hiljaks jäänud. Lapsed sünnivad seksuaalsetena. Seksuaalkasvatus on turvatunde kujundamine ja teadmiste andmine seksuaalkäitumises. Teadmisi tuleb anda siiralt, ausalt ja piinlikkustundeta, lapse vanust ja arengutaset silmas pidades. Alates 14. eluaastast hakkavad noored mõistma, kes nad tegelikult on. Ja tekib aina enam soov erineda hallist massist. Tekib soov olla sõltumatu, kuid vanemad on siiski noore elus väga olulisel kohal, kuigi nad ei taha seda tihti tunnistada. Sõbrad on selles vanuses väga olulisel kohal. See on aeg, kus luuakse suhteid nii samast kui vastassoost inimestega. Mida enam on noorel infot seksuaalsusega seotud teemadel, seda paremini oskab ta end kaitsta ja teha õigeid valikuid. See on hea aeg suunata noori ka noorte nõustamiskeskusesse, kus üheskoos spetsialistiga saab arutleda nii seksuaalelu alustamise kui ka rasestumisvastaste vahendite üle ja samuti saab küsida täpsustavaid küsimusi. Selles vanuses kujuneb nii sooline, kutsealane kui ka seksuaalne identiteet. Alles siis, kui noor teab, kes ta on ja mis talle meeldib, on ta võimeline looma terved lähedussuhted teise inimesega. Selles vanuses on noorele hea meelde tuletada kehapiiride kohta õpitut, loa küsimist ja ei ütlemist, et vältida arusaamatusi ning ebameeldivaid seksuaalkogemusi. Nad võivad avastada, et nad on geid, lesbid või biseksuaalsed ning hakkavad seda tunnistama. Vanemate toetus on selles äärmiselt oluline.